Eilse päeva õhtuks pidi olema makstud maamaks ja kui teil eelmise aasta eest oli tulumaksu vaja juurde maksta, siis ka eelmise aasta maksmata tulumaks. Täna hommikul pandi Maksu- ja Tolliametis masinad tööle ja vaadati, mis seis on. Tulemus oli jahmatav, 40 000 inimest ootab nüüd ees probleema. Maamaksu on jätnud maksmata 25 000 inimest või firmat kogusummas 6 miljonit eurot. Eelmise aasta eest juurde nõutud tulumaksu jättis maksmata 14 000 inimest ja nemad võlgnevad kokku 13 miljonit eurot. Hea uudis on see, et õnneks täna kontod veel aresti jälle ei lähe. Et me kusagil järgmisel nädalal alustame nüüd maksukorralduse saatmisega. Ehk siis, milles me anname kusagil 10 päeva aega inimestele, et enda maksuasjad korda teha. Ja kui selle aja jooksul ei ole inimesed siis kas enda maksuvõlga tasunud või siis seda ajatanud, et siis peame kahjuks minema tõesti edasi sundtäitmise toimingutega, millest esimene automaatsem protsess on siis kontode arestimine. Arestile järgnevad varadele keelumärke panek või maksusumma palgast ja mujalt kinnipidamine. Kindel viis endale probleeme kuhjata on loota, et kui asjaga ei tegele, siis möödub asi kuidagi iseenesest. Ma arvan, see ongi kõige suurem üleskutse, et kui inimestel on keeruline aeg, et siis kindlasti ka otse Maksu- ja Tolliametega eelnevalt suhelda. Et kontode arestimiseni kindlasti ei peaks asi jõudma, aga tõesti, kui inimesed ei reageeri ja lihtsalt ei maksa ja loodavad, et see asi kaob ära, no siis seda ju niimoodi juhtuda ei saa. Juba on arestitud arved nendel, kes on jätnud maksmata automaksu, millest tuli pool maksta 1. juuniks. Automaks on hetkel maksmata 16 500 firmal või inimesel kogu 1 miljoni euro ulatuses. Tihti käib jutt 25 eurost. No meie selles mõttes tegutseme ikkagi täna kehtiva seaduse piires, et meil ametnikud tõesti ei mõtle neid mõtteid, et kas see on liiga väike või liiga suur summa selleks, et konto aresti alla panna, et meil need protseduurid on ikka õiglased ja võrdsed kõigile. Maksude mittemaksmise korral probleemidesse sattumist ei mõjuta arutelud maksu tuleviku üle. Kuigi automaksu vähendamine laste korral on eelnõuna Riigikogus, tulumaksu üle arutamised koos riigieelarvega samuti, siis maksude maksmine käib alati kehtiva seaduse järgi. Isegi kui maksumuudatused oleks tulnud, need tulevad ju alati tulevikku. Selles mõttes, et olemasolevaid me ju igakuiselt kõik ise maksame tulumaksu, sotsiaalmaksu, aastaselt maamaksu, et isegi kui maksumuudatusi tehakse ja need on inimestele tagantjärgi positiivsed, siis see tagasimakse kindlasti tehakse, aga olemasolevalt ju maksame kõik igakuiselt, iga-aastaselt, et see on pigem selline ühiskondlik hea tava ja käitumine.